Privatbet on WRC 2025 ülekandepartner TV6. Robert Virves, Sardiinia MM-ralli on algamas, homme läheb sõiduks. Portugali rallist mõned nädalad möödas, kuidas vahepealne aeg möödus, kuidas see ettevalmistus Sardiiniaks sinu jaoks välja nägi? Eks üsna tavapärane, et üritasin võimalikult palju videomaterjaliga tutvuda, mis saadaval oli ja ega midagi erilist ei olnud, et päris palju uut on ja oma jagu avastamist. No, uued kiiruskatsed on, jah, me isegi eile õhtul sõitsime läbi, mis on siin ralli teine ja 5. katse, päris huvitav tundus, et kuidas sulle need uued katsed paistavad, on nad rasked, keerulised, mis mulje sul on jäänud? No ütleme, lihtne ei tundu esimese hooga, et eks päris vahelduv on ka, ma ütleks, et see võib-olla katse, mis sa just välja tõid, et see on niisugune, kohati on kiirused nagu meil Eestis, ma arvan, et aga samas oled kogu aeg ümbritsetud puude või mingite muude asjadega, aga samal ajal mingid katsed on nagu väga vastand, väga aeglased ja tehnilised ja igal pool on 7 asja, mida peab jälgima, et kuskile otsa ei sõidaks ja et üldpilt tundub päris korralik. No, sa oled Sardiinias varem ka sõitnud, et kuidas sulle iseenesest need Sardiinia teed meeldivad lihtsalt sulle kui rallimehele ja kuidas siin, ütleme, selle vahelduvates oludes, ka selle sõidurütmi leidmine sul välja peaks kukkuma? Ma ei oska öelda, eks varasema põhjal natuke võib-olla keeruline mingit seisukohta võtta, et 23 oli esimene aasta Rally 2-ga, mis kindlasti ei olnud nagu kõige lihtsam. Eelmine aasta oli samuti Sardiinia peale pikka võistluspausi ja ütleme, ei olnud liialt võidusõidu moodi meie see tegevus siin, aga suures plaanis ma tahaks uskuda, et võiks ikkagi sobida. Ega lõpuks ma arvan, kõige olulisem on see, et kuidas oma jaoks kirja sain asjad ja ega seda enne teada ei saa täpsemalt, kui oleme ralliautoga kohale jõudnud sinna. Me rääkisime sinuga enne Portugali rallit ja siis sa ütlesid, et tahaks teha ralli ilma eksimusteta. Nüüd me teame tagantjärgi, et see päris nii ei õnnestunud ja üldse kogu see hooaeg tegelikult on olnud üsna keerukas, et kui palju sa tunnetad endal survet, et nüüd on lõpuks vaja näidata siis tulemust või siis näidata stabiilsust, et kui raske see surve sinu jaoks on? Kui aus olla, ega tegelikult ei ole nagu midagi erilist. Et ma loomulikult ega ta otseselt kaasa ei aita mu tegemistele, aga samas ma ise üritan nagu nii-öelda natuke mööda vaadata sellest, et eks suures plaanis käib selle spordialaga kaasas, et ega juhtub kõigil, mõnel harvem, mõnel tihedamini ja ega seal ikka üritan nii-öelda omalt poolt teha nii palju kui võimalik, et juhtuks vähe ja proovime endast parim anda ikka. Mis sinu jaoks oleks tähtsam, kas selline stabiilne sõit, ma ei tea, ütleme seal esikümne keskel, 4., 5., 6. koht ja näidata sellega, et on võimalik puhtalt läbi tulla või siis ikkagi teatud kiiruskatsetel, ma ei tea, võita, näidata vägevat kiirust, et kumba sa ise rohkem jahtima lähed? No ütleme, täna ma arvan, on olulisem, et saaks selle üldpildi nagu tervikuna positiivse. Et ma arvan, praegu see 1 või 2 kiiruskatse võit otseselt nagu midagi minu olukorras ei muudaks, ma arvan. Et ma ise olen seda meelt, et kui kõik asjad klapivad ja kõik toimib, siis me igal juhul oleme võimelised sõitma katsevõidu peale, aga ilmselgelt täna seda stabiilsust ei ole, et seda vähemalt sellisel rallil nagu kogu ralli vältel teha sellist tempot.
kas tiim nõuab punkte ka? No eks see on ikka nii-öelda number 1 eesmärk on lõpuni jõuda. Et ma usun, et kui me ilma vigadeta seda teha suudame, siis ei tohiks olla kõige kehvem seis. Edu sulle! Aitäh!